Nii, tere hommikust kõigile, kes on jõudnud teise advendi, juba 3. või? Nojah. Pärast paneme tuled ka põlema. Panegi, süütame kõigepealt tuled, 2 on juba olnud, muidugi 3. ja järgmine kord on juba meil siin selline eriline kokku tulemine, kus me peame oma jõulupidu, sellest räägime natuke hiljem. Järgmine nädal meil teenistus sel kellaajal ei ole, aga küll on 24. kell 11 on meil jõulujumala teenistus. Aga täna on meil siin palju huvitavat rahvast kogunenud kuskilt kaugemalt ja lähemalt ja ma saan aru, et naiskoor Kõla on täna tulnud meile laulma ja aitama kaasa teenida sellega, mis looja on teile andnud, need kenad hääled ja kindlasti need laulud, mis kõikide südameid soojendavad sel külma ajal. Tegelikult külm oleks isegi hea tänapäeva Eesti talves. Tahaks rohkem sellist külma ja lund, eks, et siis ei, meil on ainult, ma tean ainult, et meil on Ilmar on lumevastane, aga rohkem ma ei tea, et meil väga oleks. No jah, seda ma tean, aga piibel on natuke teisest kohast ka kirjutatud. Võib-olla nad ei teadnudki, mis see lumi on, võib-olla teadsid. Kindlasti mägedes oli neil ka ju seal kuskil ikka kindlasti lund. Aga me alustame täna sellega, et me kõigepealt teeme siin sellise avapalve ja kuna täna meil on koor külas, siis programm on vähe erilisem. Näete, meil ei ole isegi pulti ei ole, tavaliselt on meil meie, kes me alati siin ees väriseme, on kuskilt hea kinni hoida. Nüüd oled siin inimeste ees ja värised lihtsalt niimoodi nagu rambi valguses. Aga peale avapalvet meil on paar laulu. Maestro on juba minu selja taga, nagu näete, valmis. Kantor. Kes teab, kes või mis on kantor? Ei tea. Kantor on see, kes... Eiga, ütle nüüd, kuidas... Kantor vastutab kirikus muusika eest. Vastutab kirikus muusika eest. Keda meil ei ole, meil ei ole altari poisse ei ole sellest. Seda me veel vaadata, kas me leiame siin. Aga ega midagi, tõuseme korraks püsti, tulevad laulud, tulevad piiblilugemused, tulevad noorteminutid ja Eigo on täna meil ka, kes jagab siis tänast sõnumit. Nii et tuleb üks vahva aeg, nii et kallis taevane isa, me tuleme sinu ette sellel 3. advendi pühapäeval ja oleme äärmiselt tänulikud, et taas iga aasta me võime tuletada meelde ja taas olla sellises advendi jõulu ootusajas, kus midagi imelist, peaaegu juba 2000 aastat tagasi, midagi väga imelist sündis maailma, mis on mõjutanud praktiliselt kõiki maailma inimesi sellisel erilisel viisil, et sina andsid oma poja meie kõigi eest. Ja kui kirik tuleb kokku ja kogudus tuleb kokku, siis need hetked, kus vool ära läheb ja võib-olla tagasi tuleb, on eriliselt meie südametes tõstmas üles tänutunnet, et Jumal, sina ei ole kuskil kõrgel, kaugel pilve piiri peal, vaid sa oled tulnud oma poja läbi inimeste keskele, sa oled teinud midagi meie heaks. Ja täna, kus me oleme selles maailmas, kus hea ja kuri võitlevad ja võitlevad ka meie enda südametes, siis on meil üks lootus selle peale, et täna on midagi Jumal teinud meie heaks. Ja me palume, et kõik see hea, mis sa oled Jumal teinud meie heaks, võiks sa selle jõulu ootuse ajal, kus Jeesus sündis maailma, võiks täna tulla ilmsiks meie südametes. Et see võitlus hea ja kurja vahel võiks lõppeda hästi. Ja et need head asjad, mis sa oled inimestele kinkinud, võiksid domineerida meie elus. Me palume, et täna sinu kallis püha vaim võiks olla meie keskel, et meie teenistus võiks olla täidetud ja juhitud sinu poolt. Ja me palume, et sinu eriline lähedus võiks olla meie keskel. Õnnista igat ühte, kes üles astub. Juhi ja anna inspiratsiooni ja aita meie südameid täna avada, et me võiksime võtta vastu kõik selle, mis sa oled valmis pannud. Kui sa oled minuga nõus, siis kirikus me ütleme selle peale Aamen, mis tähendab, nii see on. Aga nüüd
paar laulu. Te oskate väga hästi. Jumalad, kes väga ootvad, Jumalad, kes väga ootvad, saavad ihusse uut rammu, saavad ihusse uut rammu. Tõusvad tiibadega üles, tõusvad tiibadega üles, tõusvad üles nagu kotkad, tõusvad üles nagu kotkad. Jooksevad ei tüüdigi, nad jooksevad ei tüüdigi. Käivad ega väsigi, nad käivad ega väsigi. Halleluuja, 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 halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tarkusega täidad meid ja tarkusega täidad meid. Julgusega ehid meid ja julgusega ehid meid. Vaimuga sa joodad meid ja vaimuga sa joodad meid. Sõnaga sa toidad meid ja sõnaga sa toidad meid. Rõõmuõliga meid võiad, rõõmuõliga meid. Rõõmuõliga meid võiad, rõõmuõliga meid võiad. Karikas on ülevoolav, karikas on ülevoolav, karikas on ülevoolav, karikas on. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, 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 halleluuja. Halleluuja, 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 halleluuja. Jumalad, kes väga ootvad, Jumalad, kes väga ootvad, saavad ihusse uut rammu. Tõusvad tiibadega üles, tõusvad üles nagu kotkad. Jooksevad ei tüüdigi nad, käivad ega väsigi nad.
halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Siis me täname sind sellest, et sina täidad meid. Sa täidad meid oma rahuga ja sa täidad meid oma rõõmuga. Eriti sellisel imelisel jõuluajal, kus me saame meeles pidada sind ja sinu ohvrit ja seda, et sa tulid siia maailma meie jaoks. Siis ma lihtsalt tänan, et sa saadad meid sellel jõuluperioodil igal sammul, et me ei tunne üksinda ega midagi. Sa ümbritsed meid õigete inimestega, kes ehitavad meid üles, aga keda ka meie saame üles ehitada. Ja see aitab meil märgata, kui keegi on kurbuses ja aitab meil olla neile toeks. Siis me usume, et sina juhid meid õigel teel. Palun. Ja tegelikult ongi meil rõõm tutvustada nüüd meie naiskoor kõla. See oli äkki midagi prohvetlikku, ma ei tea, aga et tulevikus, aga praegu on meil naiskoor kõla, nii et palun tulge, lava on teie oma. Nii, Heigo koduküla koor, nii-öelda naiskoor. Heigo abikaasa Eve on selle kokku kutsunud 3 aastat tagasi ja me oleme täna teile selliseid ilusaid laule, mis me oleme ära õppinud. Esiteks on tundmatu autori Dona Nobis Pacem. See on kuskilt kloostrist kunagi leitud ja selle tähendus on anna meile rahu. Pacem,
teine laul on Sir Andrew Lloyd Webberi rokkooperist Jeesus Kristus superstaar. Sealt on siis üks laul tõlgitud eesti keelde ja antud talle nagu jõulu tähendus. Aga see on siis jah, tänulikud Jeesusele. klassika. Georg Friedrich Händeli laul ooperist Juudas Makkabeus on siis Hoosi, Hõiska Siion, jah. On meil Ukraina jõululaul Jõulud on käes.
Arvo Pärdi Eesti hällilaul. Ja see Arvo Pärdi juubel on sel aastal nii päevakorral, siis meie ka leidsime, et see laul sobib laulda siin jõulu eel. Viimaseks lauluks on Olav Ehala Jõulueel, mis õigupoolest peaks olema võib-olla esimene laul, aga siis see on meil viimane siiski ja ikkagi jõulud ei ole veel päriselt käes. Paistab linnude.
aitäh, et vahepeal reguleerisite seda saadet. Aitäh koorile. Oi, aitäh. Tere, kallid. Et mul on täna laul 23 ja tahtsin just öelda, et pastor Heigo suureks rõõmuks ja kergenduseks ma ei esita seda lauldes. Nii et on põhjust tänupalvet tuua Jumalale. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta õhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Aamen. See on Taaveti laul ja võib-olla üks üldse tuntumaid piibli kirjakohti. Ja siit võib-olla tekib küsimus, et kas siis Taaveti elu oli probleemivaba või on meil kristlastena elu probleemivaba? Ja kindlasti mitte, et kui me loeme Taaveti elus, siis tundub, et üks probleem ajas teist taga ja võib-olla kõige suuremad probleemid tulid temast enesest, et need välised vaenlased nagu seal lõvi või karu või koljad, neid ta võitis hõlpsalt. Aga enda tekitatud probleemidega tegeles ta eluaja. Aga hoolimata sellest, et ta korduvalt pani puusse, ta teadis, kust abi otsida. Ta teadis, kust tuleb see rõõmu, kes on rõõmu ja rahu allikas ja ta pani oma lootuse Jumalale, et kui ta tegi vigu, siis ta oskas pöörduda ja annaks Jumal ka meile sellised südamed, et ka meie oskaksime samamoodi käituda. Aamen. Anti siis mulle see au ja privileeg noorte poolt jagada siin noorte minutitel. Ma isegi võtan seda, see on esiteks au ja privileeg, aga ma ei tunne ennast üldse kuidagi nagu vales kohas. Sest esiteks ma olen noor ja teiseks üks pastoritest just mingi paar nädalat tagasi ütles, ma olen 25-aastane, nii et super. Pluss 10. Aga ma siis mõtlesin rääkida natukene endast, sest ma olen ikkagi noor siiamaani, aga olen olnud ka palju noorem. Ja võib-olla siis sellest, mis on näiteks mind nii kaugele toonud. Et mina sain näiteks oma esimese piibli, kui ma olin 15. Esimese piibli. Enne seda mul on see Uus Testament koos lauludega, sinine raamat. Neid oli mul ajapikku mingi 3 tükki. Miks mul neid Uus Testamente just oli sellepärast, et neid vähemalt oli olemas. Et minu peres oli vist üks eestikeelne piibel ja üks ingliskeelne piibel, mõlemad olid ema omal ja alati olid need kuskil kapi taga peidus, kuhu lapsed ligi ei pääsenud, aga minul teismelisena ma lugesin küll piiblit, aga siis ainult Uust Testamenti. Aga esimese piibli ma sain 15-aastasena ja ma lugesin selle kapsaks. Mul siiamaani on ta alles, raamatuid tuleb austusega lugeda, aga samas sa näed, kui väga seda raamatut on loetud, kui sa näed, et lehed on natukene rebitud ja natukene värvitud ja märgitud, et mida siit lugeda. Ja oma nii-öelda uue piibli sain ma 3 aastat hiljem, kui ma olin 17. Ja see on mul ka siiamaani alles, minu naine kasutab seda piibli lugemiseks ja piibli õppel, kui ta telefoni teel seda teeb oma sõbrannaga. Aga mis on ühist mul nendel 2 piiblil? Seal on terve trobikond kirjakohti, mis on ära märgitud. Miks? Sellepärast, et kui mul on vaja midagi kiiresti ja ennast julgustada või kedagi teist julgustada, siis ma on see hea kohe varnast võtta. Ja ma teen sealt piibli teatud kohast lahti, siis ma tean, kus minu piiblis see asi on.
ja ma näen, ma tean, et ma vaatan siia paremasse nurka, siin on see märgitud selle värviga ja kui ma panen paar lehekülge edasi, siis vasakul pool on siin selle värviga see asi hoopis ja ma tunnen oma piiblit selle järgi, et see on mulle ära märgistatud. Nagu GPS, nagu kaart. Kui sa lähed Waze'iga kuskile, siis sa ka ütled, kuhu minna, ma tahan sinna minna. Piibliga on samamoodi, sul on kirjakoht olemas, sul on teada, kus kohas see on, sa otsid selle ülesse ja jõuad õigesse sihtpunkti. Ja üks selliseid olulisemaid korduma kippuvaid teemasid, mis mul seal just Uue Testamendi poole peal korduvad, on kirjakohad, mis räägivad sellest, kuidas arvestada teistega. Kuidas arvestada teistega? Kas te olete kuulnud sellisest asjast, nagu et me võiks teiste inimestega arvestada? Oot. Millised me inimestena kipume olema? Mis on üks esimesi sõnu, mis laps selgeks õpib? Ikka mina ja minu. See on minu iPad, see on minu e-phone, see on minu telefon, on ju. Keegi teine ei tohi. Mis sa tahad? See on minu oma. Aga ma loeksin teile mõned nendest kirjakohtadest ette ja öelge, võite ei pea, aga kas te arvate, et need võiksid olla mingid sellised mõtted, mis meid võiks saata elus? Näiteks ma loen kirjast Hebrealastele 10. peatükist ja 24 salm. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Kas tundub nagu positiivne mõte? Kas me võiksime julgustada üksteist? Kas me võiksime julgustada üksteist armastusele ja headele tegudele? Teeme ikka head, eriti jõuluajal. Teeme head. Kõlab nagu midagi mõistlikku, mida võiks nagu iga inimene teha. Kas oled piiblit lugenud või mitte? Võiks ju julgustada üksteist, teha häid asju. Mitte ainult rääkida sellest, et kui halvasti kõik on ja kui valesti sa kõike teed, on ja. Kes on abielus, need teavad, küll on tore oma partnerile rääkida kõike seda, mis ta valesti teeb, on nii. Nii, aga nüüd ma loeksin teile teist kohta. Kirjast Filiplastele ja 2. peatükist. Ja mul on 2. salmist. Siin ütleb nii, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtemoodi. Huvitav, kui me mõtleksime ühtemoodi. Me ei tea, mida me mõtleme, aga küll oleks tore, kui me mõtleksime ühtemoodi. Siis te oleksite kõik nõus minuga alati. Te teeksite mu rõõmu täielikuks sellega, et te mõtlete ühtemoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Palju räägib siin mõtlemisest ja mõtetest. Aga siin tuleb siin nüüd see püant ja see koht on mul ära märgistatud. Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Sest olgem ausad, kui me räägime siin teistega arvestamisest ja teiste austamisest ja teiste armastamisest, siis isekuse sellega juures paneme kõrvale tegelikult. Ja me tõstamegi selle teise inimese endast ettepoole, sest meid huvitab, mis sellele inimesele korda läheb, mis sellele teisele inimesele rõõmu pakub, mis teda võiks julgustada, mis temale võiks head teha. Sest ma ei tea, kas oled kunagi selliseid asju üldse teinud. Aga kui sa oled selliseid asju teinud, siis sa võid märgata, et kui sa saad teise inimese tuju heaks teha, siis reeglina su enda tuju läheb paremaks. Kui sa julgustad kedagi teist armastusele, siis esiteks sa juba oled teinud ise midagi armastuses. Ja teiseks, see õhutab sind ennast veel rohkem tegema häid asju armastuses. Ja loeme veel paar kohta. 1. Thessalonika 5 ja 11 salm ütleb niimoodi. Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Et ühesõnaga julgustage üksteist ja kosutage üksteist ja te olete juba seda teinud, nii et väga tublid ühesõnaga. Ma tahaks teile ka öelda, aga ma kõiki kahjuks teist ei tunne nii hästi. Aga ma tahaks motiveerida ja julgustada sind seda tegema. Ma tahaks sind motiveerida julgustama inimesi. Ma tahaks sind motiveerida armastama inimesi ja näitama seda armastust inimestele. No üks koht ikka veel. Kirikurostlastele 3. peatükk ja 12 salm. Rõivastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega.
Ehk siis rõivastuge ennast südameliku kaastundega, rõivastuge end lahkusega, rõivastuge end alandlikkusega, rõivastuge end tasadusega ja rõivastuge end pika meelega. Miks on siin kasutatud sellist terminit nagu rõivastuge? Sest kui sa hommikul voodist välja lähed ja hakkaksid kohe bussipeatusesse minema, siis sa ei ole automaatselt oma tööriietes. On nii? Sa pead voodist välja tulema. Normaalne inimene peseb hambad. No võib-olla käib enne trooniruumis, istub seal trooni peal natukene, siis peseb hambad puhtaks. Võib-olla sööb hommikusööki. Paned deodoranti, ma loodan, kui sa lähed teiste inimeste keskele. Pesed ennast, mis iganes. Valmistad ennast ette, sa paned ennast riidesse iga hommik, kui sa lähed tööle, kui sa lähed kooriproovi, kui sa lähed, ma ei tea, tantsima või korvpalli mängima. Sul on vaja õiged riided selga panna. Ja sellepärast siin ütlebki, et rõivastuge ennast nende asjadega, sest neid ei tule automaatselt kaasa. Kui paljudel on vaja kõigepealt motiveerida ennast, et üldse padjast nagu lahti visata? No mõnel võtab see kauem, teisel on see kiirem. Aga see ikkagist nõuab vähemalt seda, et sul on mingisugune asi, äratus või alarm, mis sind üles on ajanud. Aga meil selleks, et meil oleks see armastus ja südamlik kaastunne ja kannatlikkus ja lahkus kõik meil kaasas, siis meil on vaja mõtestada ennast niimoodi. Meil on vaja see kuskilt saada, sest kõik see, et miski on minu oma või et ma tahan ja sellepärast ma tahan, et see on nii tore ja mul on vaja seda sellepärast, et ma tahan seda. See on kõik väga lihtne ja automaatne, aga palju raskem on öelda, kuule, et mida ma saaksin täna teistele head teha. Kuidas ma saaksin arvestada sinuga paremini? Seda on palju raskem teha, sellepärast siin ütlebki, pane see nagu selga, võtta see endaga kaasa, mõtle selle peale, et ma täna tahan olla selline, ma täna tahan olla kannatlik, ma täna tahan olla lahke inimeste vastu. Ma nagu valmistan ennast ette, okei, ma tean, et ma lähen tänavale, kus on inimesed. Millised on inimesed? Kuidas kellele? Inimesed võivad olla toredad, inimesed võivad olla rõõmsameelsed, inimesed võivad olla naeratavad, inimesed võivad olla lahked, aga inimesed võivad olla ka täielikult tolgused. On nii? Inimene võib olla selline, et ta lihtsalt, ma ei tea, jookseb suure kiirusega porilombist läbi, sina proovid vältida seda porilompi, aga kõik pori, mis selles porilombis on, pritsitakse sulle vastu riideid, on ju. Küll on tore olla kannatlik sel hetkel. Küll on tore olla lahke, on ju. Öelda, head päeva sulle, aitäh, et sa mind poriseks tegid. Hästi lihtne on nii, on ju. Aga selleks, et sellega toime tulla, me peame ennast ette valmistama. Ja ma loen ka selle järgmise osa, sest see on hästi oluline minu arust selles mõttemaailmas kaasas kanda. Et kui me oleme juba seda kõike nagu enda selga pannud, siis taluge üksteist ja andestage üksteisele. Kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu isand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Ehk siis, kui me paneme need asjad endale selga, see kannatlikkuse ja ilusa lahkuse ja südamliku kaastunde ja alandlikkuse, siis meil on kergem taluda inimesi. On nii? Kui me oleme need asjad endaga kaasa võtnud või kui ma otsustan, et ei, täna mina ainult rauskan, täna mina ainult karjun, täna mina teen oma tahet ja annan teada kõigile, kes on boss, on ju. Kui sa tööle niimoodi, siis edu, kui sa just ei ole boss, siis varsti sa ei ole seal firmas ka võib-olla. Aga meil on vaja midagi teha selleks, et need asjad tuleksid meiega kaasa, see rõõmsameelsus, armastus. Me peame need selga panema. Ja kui sa seda piisavalt kaua teed, siis see muutub lihtsamaks. See muutub automaatsemaks. See tundub nagu, et see inimene ongi kogu aeg rõõmsameelne. See inimene ongi kogu aeg armastav ja lahke ja kallistab kõiki inimesi, on ju. Aga see võtab aega. Ja vahest on pikk protsess. Ja kui sa alustad noorena, juba noorena selliste asjadega, siis nagu täiskasvanuks saades on see palju lihtsam. Aga mida vanem sa oled ja kui sa pole alustanud nende asjadega, seda raskem see on. Aga positiivne asi on selle juures see, et see on võimalik. Mis iganes, kui noor, kui vana sa oled, sa võid muutuda ja sa võid muuta oma mõtlemist, sellepärast, et kui sa näed midagi, mis on hea ja midagi, mis toimib kellegi teise elus, siis see võib olla ka reaalne ja toimib sinu elus. Amen.
see oli minu tänane noorteminuti julgustus teile. Ma loodan, et teil oli sellest kasu ja saite ka üles haibitud, nagu noored ütlevad tänapäeval. Aga olge tublid ja ma annan mikrofoni üle meie vägevale ajalooõpetajale. Fredi noorteminutit olid täna nii pikad, et põhimõtteliselt võiks pillid kokku panna koju minna. Aga no hea küll, ma mõtlesin, sul nii on lihtsam siis vaata. No jah, aitäh soojenduse eest. Tegelikult jah, ma ikkagi räägin natuke ka, aga ma tahaks täna lugeda ikkagi lugusid. Mulle üle kõige meeldivad Jeesuse tähendamissõnad. No mitte kas just üle kõige, aga nad on mu lemmikud on lugeda Jeesuse tähendamissõnasid, sellepärast, et mulle meeldib just see stiil, kuidas ta õpetab niimoodi, et ta tingimata ei püüa sulle kõike iga detaili ära seletada. Ma pean tunnistama niisuguse fakti, et mulle ei meeldi enamik niisuguseid, mis ma olen näinud siiamaani niisuguseid kristlikke filme, kuna seal on nagu kõik püütud lõpuni ära seletada, et jumala pärast keegi midagi valesti aru ei saaks ja nagu ütles Mark Twain, et moraal liputab saba iga filmi lõpus. Aga Jeesus ei räägi niimoodi. Jeesus räägib tähendamissõnasid ja laseb igal kuulajal seda mõtelda, sellest aru saada, seda mõista. Ja ma tahaks lugeda täna Markuse evangeeliumi 12. peatükist. See on lugu ühest Viinamäe isandast. Markuse 12 ja alates salmist 1. Ja Jeesus hakkas teile mõistu rääkima. Ja ta räägib muideks siin praegu mitte oma jüngritega, vaid ta räägib siin variseridega. No, võib-olla see sõna variser tänapäeval vajaks isegi lahti seletamist. Kui me täna ütleme, et keegi on variser, siis me mõtleme selle all, et ta on selline kahepalgeline, et ta räägib ühte ja teeb teist. Piibliaegadel olid variserid vastupidi väga austatud isikud, lihtsalt see, et Jeesus nendega konflikti läks, ongi nad läbi ajaloo meie jaoks teinud niisuguseks negatiivseks. Aga juudid tollal väga austasid variseri, sest et variserid olid need, kes Jumala ja Moosese seadust väga hoolega hoidsid. Vanas testamendis on leitud üle 600 käsu, mida pidada ja siis väidetavalt variserid pidasid kõiki neid käske hästi hoolega. Milles nad eksisid on see, et Jumal ei ole andnud meile oma sõna lihtsalt mingisuguse nagu kriminaalkoodeksina, mida järgida, vaid tema sõna on antud meile selleks, et selle abil tulla Jumalale lähemale. Ja Jeesus räägib neile. Üks inimene istutas Viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis andis ta selle rentnike kätte ja reisis ise võõrsile. Võib-olla täna peame ka aru saama sellest, et meie maal, tegelikult nüüd täna juba kasvavad viinamarjad meil ka, meil kodus kasvasid isegi viinamarjad, aga Eve ei lubanud mul surutõrde teha, et neist hakata veini ja me sõime nad kõik lihtsalt niisama ära. Aga Iisraelis oli see loomulikult äärmiselt oluline amet, sellepärast et vein, eesti keele tõlge ütleb küll Viinamägi, aga tegelikult on tegemist ikkagi veiniga. Vein oli igapäevane jook kõikide jaoks, sellepärast et tavaline vesi oli tavaliselt piisavalt palju baktereid täis, et ei kõlvanud juua ja sellepärast joodi veini või veel täpsemalt roomlased annastasid veega segatud veini. Ja siis surutõrs oli siis niisugune nõu, milles siis pressiti viinamarjadest mahl välja ja see siis hiljem käärima panna. Ehitas ka valvetorni selleks, et ajada eemale metsloomad, ajada eemale metslinnud nende marjade kallalt. Ja salm 2. Parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami Viinamäe viljast. Võib-olla ka keegi on omanud mõnda korterit, mida ta rendib välja ja sa ikkagi ju eeldad seda, et sinu rentnik maksab sulle siis selle korteri kasutamise eest. Ja iseenesest ju ka Viinamäe isand pakub oma rentnikele sellist ausat tehingut, et lihtsalt osa sellest saagist peaks kuuluma temale kui Viinamäe isandale. Tema on selle Viinamäe looja, tema on selle Viinamäe ehitaja ja rentnikud siis kasutavad seda, mida on nende jaoks loodud ja maksavad selle pealt andamit. Salm 3. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas ta läkitas nende juurde teise sulase,
sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid ja paljusid teisi, mõnda nad peksid, mõne aga tapsid. No ilmselt oli tegemist äärmiselt kannatliku Viinamäe isandaga, sellepärast et kui meil täna rentnik keelduks paksmast, siis me vaevalt, et saadaksime talle 5-6 või rohkemgi sõnumitoojaid, siis me juba pöörduksime kohtusse ja nii edasi. Aga üks oli tal veel, salm 6, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas enda juurde poja, mõeldes, et ehk nad häbenevad minu poega. Need rentnikud aga rääkisid omavahel, tema ongi ise pärija, läki, tapame ta ära ja pärand saab meil. Tegelikult oli, ma olen lugenud selle kohta, kuidas Iisraelis oligi niisugune komme või selline põhimõte, et kui sa oled harinud mingit maatükki 3 aastat ja kui 3 aasta pärast keegi ei tõesta, et see maatükk on tema oma, siis see maatükk kuulubki sulle. Ja võib-olla ka need rentnikud seal lootsid, et see Viinamägi saabki nende omaks. Ja nad, salm 8, ja nad võtsid ta kinni ja tapsid ta ära ja viskasid Viinamäelt välja. Mida teeb nüüd Viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab Viinamäe teiste kätte. Selge on see, et kui rentnikud on rikkunud reegleid, siis nad jäävad sellest ilma. Ja loomulikult Jeesus räägib siin iseendast kui Jumala pojast. Jumal, kes on selle maailma looja, näeb meid kui rentnikke, kellele see maailm on antud siin kasutada. Esimese Moosese raamatus ütleb Jumal esimesele inimesele, et võta see maa, alista see enestele. Just, et võta ja siin on tööd teha, aga see on sinu oma, see on antud sinu kasutada. Ja me teame seda, et Aadamal seal lähevad asjad kehvasti ja Eeval ja nad heidetakse seal paradiisiaiast välja ja selle tõttu nende suhe Jumalaga on algusest peale läheb paigast ära, samamoodi ka nende järeltulijatel. Ja ükskõik, kas see lugu on nüüd üks ühele võetav või on see mingisugune mõistulugu. Sõnum on selles, et midagi meie sees on katki läinud algusest saadik ja Jeesus tuleb siia maailma, sünnib meie keskele, et meid aidata seda taastada, kirjutada see viga üle, õigemini nagu vahel arvutiga tehakse, on see täielik puhastus ja uue Windowsi või mis iganes programmi peale panemine, et saaks seda kasutada. Sest et need viirus, mis on seal, see kopeerib ennast kogu aeg edasi, selle arvutiga pole midagi peale hakata, on vaja täiesti teha täielik tehase settingute taastamine. Kui see lugu lugesin, siis tuli mulle meelde üks lugu, mis me ise kogesime. Ja see on lugu herilastest. Mõned aastad tagasi ehitasin ma ja vist Eve ja poisid olid ka abiks omale ühe toreda kuuri. Ja seal kuuris me hoidsin alguses tööriistu ja nüüd hoian seal muruniitjat. Ja selle aasta vara kevadel kuidagi mul ei olnud seda kuuri üldse asja ka ja ma polnud seda ammu enam vaadanud. Ja siis ühel päeval, kui üle pika aja me jõuame sinna kuuri ja me näeme, et seal elab keegi. No tegelikult see lugu läheb veel kaugemale tagasi. Ühel päeval väga vara kevadel sooja päikesega tuli üks herilane. Lendas uksepraos sisse ja vaatas, et ohoo, siin on mitte kellegi oma ilus kuiv kuurialune. Lendas ringi ja ütles, et siia ehitame pesa. Mitte kedagi seal ei olnud. Täitelik pimedus. Ja nad võisid seal olla oma, ma ei tea, see pesa oli ikka juba selline rusika suurune ja ta seal rajab oma perekonna, neil on seal järglased, mingi umbes 20-30 toredat herilast elas seal juba. Ühel päeval läheb uks lahti, ukse peal on suur ja kole must kuju. Tegelikult kuna see oli Eve, siis ta oli suur ja ilus kuju oli ukse peal. Ja erilised otsustasid, et nüüd kuna see on meie oma, see kõik on siin meie oma, me ründame teda. Ja mis sa said? 2 vopsu või? 3 vopsu said lausa. Ja siis Eve pöördus minu kui kuuri ehitaja poole. Nüüd on vaja midagi ette võtta. Ja ma mõistsin seda, et meil on siin tõeline niisugune moraalne dilemma, kus erilased leiavad, et see on meie pesa. Siin kuuris polnud mitte kedagi. See oli meie oma, see on nüüd meie oma.
mina püüdsin küll väita, et kuulge, teate, mina ehitasin selle kuuri. See on minu loodud kuur. Aga me ei saanud kokkuleppele. Ja täpselt nagu see Viinamäe isand pidi ma midagi ette võtma nende rentnikega, kes ei tahtnud rendilepingut pidada. Vaata, me elame siin maailmas ja me tihtipeale mõtlemegi, et kus see Jumal on siis, et see on ju kõik meie tehtud, et meil on juba ammu teadus tõestanud, et suur pauk tekkis tekkis iseenesest täiesti. Ja kõik, mis siin maa peal on kõik juhuslike valikute tulemus. Kus see Jumal siis on teil? Ja Helis ütles ka, et see kuur siin on meie oma, meie ise oma kätega, oma, ma ei tea, mis seal on, tiibadega, tundlatega, koibadega ehitasime selle ilusa halli pesa siia. Ja kui nüüd Jumal on keegi, kes on meie looja ja meid armastab, siis mina herilasi ei armastanud. Ma läksin tuppa, tõin tolmuimeja, panin selle käima ja pidasin maha tõelise vehklusmatši herilastega. Kes on meie? Katrina Lehis on see meie kuulus vehkleja. Katrina Lehis oleks minu üle uhke olnud, kuidas ma pareerisin herilaste rünnakuid ja ükshaaval tõmbasin kõik 30 herilast sisse. Matš lõppes seisuga 31 minu kasuks, sest üks ikkagi sai mind nõelata. Aga sellega oli ka selle herilase pesa lõpp ja see kuur on nüüd minu oma, kuna me ei saanud herilastega kokkuleppele. Mulle vahel tundub, et inimestena käitume samamoodi nagu see herilane, et see kõik on ju siin meie oma, see kõik on siin meie kätega tehtud. Milleks mulle seda Jumalat üldse veel vaja on? Mis see Jumal tuleb, ta tahab minu elust? Ma mäletan, ma kunagi rääkisin mehega ja ütlesin, et vaata, et elus tuleb teha valikuid, tuleb valida, kas taevas või põrgu või, ja tema ütles, et tema ei taha üldse midagi valida. Ja ma ütlesin talle, et kui sa ei vali mitte midagi, siis on valik tehtud. Nii lihtne see ongi. Sa pead elus tegema teatud valikuid. Ja see on see, mis meid eristab kogu muust loodust inimestena, et meil on õigus ja meil on võimalus teha valikuid. Nagu Fredi ütles, et see on meie valik, kuidas me hommikul välja läheme, me peame selle valiku tegema, me üldjuhul valime omale mingid riided selga, kui sa läheks ilma riieteta välja, see ärataks kohatut tähelepanu arvatavasti. Ja vaevalt, et su päev korda läheks sel juhul. Me peame tegema teatud valikud, kui me tahame siin maailmas hakkama saada. Fredi üleskutse oli ju tegelikult väga asjalik, et me peame märkama ja arvestama nende inimestega, kes on meie ümber. Aga nagu ka siin märkasime, siis tihtipeale me ei oleks ise suuteline. Me vajame selleks abi. Me vajame selleks abi üleval poolt. Me vajame selleks abi Jumala käest. Üks mees, kellest sobib ka veel siin jõulu eel rääkida 3. advendil, on Ristija Johannes. Muideks piibli nimetada kuskil Ristija Johanneseks, vaid ta on Johannes, kes ristib. Aga Johannese evangeeliumi esimene peatükk kohe, siin on see kuulus salm, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Aga me praegu sellesse ei süvene, see nõuaks tervet omaette jutlust arvatavasti. Aga salmist 6 on öeldud, et oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma ja tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. On huvitav, et Johannes rõhutab seda, et ta ise ei olnud valgus. Arvatakse, et selleks ajaks oli tekkinud lausa mingisugune Ristija Johannese järgijate liikumine. Ma ei tea, kas sekt või kuidas seda nimetada või liikumine igal juhul, kes uskusid, et Johannes ongi see Messias. Ja nüüd Johannese evangeeliumi kirjutaja Johannes. See on see, Johannes oli Jeesuse kõige noorem jünger. Tavaliselt kunstis on ta just ainukene jünger, kes on kujutatud ilma habemeta alati. Ja kui te mõtlete selle Leonardo da Vinci kuulsa maali peale, mis lastega seda koolis vaatasime üks päev ühes tunnis, mis kujutab siis kõiki neid 12 jüngrit istumas Jeesusega viimasel õhtusööma ajal, siis Jeesuse kõrval istub üks habemeta jünger ja see ongi see Johannes. Johannes muideks tegelikult oli ta selline hästi ju võistlushimuline mees. Ta mainib Johannese evangeeliumi lõpul, et kui nad jooksid Jeesuse haua juurde, siis Johannes jooksis kiiremini kui Peetrus.
aga teisest küljest jällegi Peetrus oli see, kes julges sisse minna ja avastaski, et tühi haud, Jeesus on üles tõusnud. Ja Johannes nüüd kirjutab selle kohta, et see ristija Johannes, et neid kahte Johannest ei tohi segi ajada. Üks on ristija Johannes ja teine on evangeeliumi kirjutaja Johannes. Tema on see, kelle märk on kotkas. Et kui te kunstis näete nelja evangelisti, siis nendel on igaühel oma sümbol. Matteuse märk on inimene. Matteus kirjeldab Jeesuse seda inimlikku poolt hästi palju. Markus näeb teda kui lõvi juuda soost, nii et tema märk on lõvi alati. Luukas näeb teda kui talle, kui ohvri talle. Nii et tema märk on selline kas lammas või kits või mingi muu selline ohvriloom või vasikas. Aga Johannes, tema mõtted on kõrged. Tema on see kotkas. Tema märk on kotkapea või kotkas tavaliselt. Ja ta ütlebki, et ja Johannes ütlebki meile nüüd niimoodi, salmist 9. Tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Viinameretnikud ei tundnud teda ära, nad ei mõistnud teda, nad peksid ja mõnitasid ja tapsid tema saadikuid, kuni nad löövad lõpuks ka tapavad tema poja. Jeesus ennustab seal ette, et ta lüüakse risti, et ta peab surema ja 3 päeva olema surnud ja siis üles tõusma. Aga ta on tõeline valgus, mis valgustab igat inimest siin maailmas. Kui su elus on pimendus, kui sa tunned elus, et sa pead kobama omale teed, siis Jeesus on see tõeline valgus, mis meid täna valgustab. Ja nagu Fredi ütles, on see jällegi meie valik teha see otsus Jeesuse kasuks. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Jumal on selle looja, aga maailm ei võta teda omaks. Ja maailm ei saagi teda päriselt omaks võtta. Aga meie üksikisikuna ja inimesena saame teha selle valiku. Salm 12. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla. Mida teha? Saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse. Ja siin on huvitav, et see sõna Jumala lasteks saamine on siin, vist meil eesti keeles seda sõna ei olegi, aga see tähendab saada Jumalast sündinuks. Et see on keegi, kes on sündinud Jumala, kus öeldakse eesti keelest, et ta on sinu otsene järeltulija, sa oled Jumala nii-öelda otsene järeltulija, sa oled tema veresugulane, teil on sama DNA, ütleme niimoodi. Vaimulikus mõttes teil on sama DNA. Sa oled osa Jumala perekonnast. Ühes kohas ütleb meile Vana Testament, et meid on loodud Jumala näo järele. Kui sa vaatad praegu naabri peale, siis märkad, et ma nägu on natuke teistsugune kui sinu oma. Kui sa hoolega vaatad, sa leiad vähemalt 3 erinevust. Ja. Aga mida tähendab see, et me oleme Jumala palge järgi loodud? Tähendab, et me oleme loodud tema perekonda, me oleme temaga samast liigist. Inimene sünnitab inimese. Koer sünnitab koera, kass sünnitab kassi ja ei olegi mingit muud valikut. Koer ei saa sünnitada kassi või vastupidi, sellest, et DNA ei klapiks. Me oleme loodud Jumala perekonda. Jumal on meid loonud selleks, et me käiksime koos temaga. Tema sõna ütleb, on selleks, kas öelda, me tahaksime teada kõike. Aga Jumal ütleb meile, et tema sõna on loodud selleks, et tunda teda, et õppida teda tundma. Kuidas sa õpid kedagi kõige paremini tundma? Ma oletan, et kui sa veedad temaga aega. Kuidas sa tunned kellegi hääle ära? Ainult selle järgi, et sa oled tema häält piisavalt palju kuulnud, et ta sulle meelde jääks. Tõenäoliselt vanemad tunnevad oma lapse hääle ära isegi siis, ma ei tea, kui nad laste kooris laulavad, nad kuulevad oma lapse häält. Abikaasad kuulevad üksteist häält suures rahva hulgas. Seda on harjunud üksteist kuulama. Kui sa võtad aega, et Jumala häält kuulda, õpid sa ka teda tundma. Ja esimene koht, kus sa leiad seda, ongi tema sõnast. Kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, saada olla osa tema perekonnast, olla temaga üks, olla temaga samas DNA-s, vaimulikus DNA-s.
nendele, kes usuvad tema nimesse ja kes ei ole sündinud mitte verest ega lihatahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Ta ütleb, et vaimulikus mõttes me oleme otse tema lapsed. Ja ta ütleb ühes kohas, ütleb Jeesus seal, et kui teie, olles kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele. No iga lapsevanem teab, et ta annab oma parima oma lapsele. Kui su laps teeb pahandust, siis kuigi sa teda noomid võib-olla, siis ma ei tea, sa ei sõida tast autoga üle tõenäoliselt. Sa ei karista teda mingisuguste jõhkrate karistustega. Ja väga tihti inimesed mõtlevadki, et Jumal ongi seal taevas ainult selle jaoks, et muudkui annaks aga piisaga, nii kui näed, et ta valesti teeb midagi. Ta on su lapse, ta on nagu lapsevanem, kes püüab sind aidata ja teha suga kokkuleppeid. Ja Piibel on täis just kõike niisuguseid kokkuleppeid inimkonnaga, kuidas inimene saaks kõige paremini siin maa peal hakkama. Ja ta ütleb siin salmi 14 ja siin ta räägib Jeesusest. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Johannes tunnistas temast ning hüüdis valjusti. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin, see, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Ehk saame selle jõulu ajal aega mõelda ka selle peale, et kuidas siin maailmas paremini hakkama saada, kuidas leida oma kohta siin maailmas. Me oleme siin tihtipeale maailmas nagu pusletükk, mis otsib oma kohta ja selleks on ainult üks koht, see on sinu, kui sul on suhe oma loojaga, kui sul on suhe Jumalaga, kui oma isaga, kui oma kõige lähedasema isaga. Kõikide nende tähendamissõnadel on omaette puudused sellepärast, et nad on väga inimlikud. Tõenäoliselt minu herilaste lugu ei ole hea näide, kuna Jumal on ka meie looja ja ta armastab meid igat ühte. Mina ei armasta ühtegi herilast, aga Jumal armastab meid nagu isa. Ja kui sa mõtled selle peale, kui Jeesus ütleb, et kui teie, kes te olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, siis kui palju enam teie taevane isa tahab teile anda, tahab teid armastada, tahab teid hoida. Jah, siin maailmas me elame ebatäiuslikus maailmas ja meil on omad mured, omad probleemid, raskused, mida me peame lahendama. Muideks ka kirik ei ole sugugi täiuslik organisatsioon või inimeste kogum. Üks mu totaalselt lemmik õpetajaid, kui ma olin ülikoolis, kes pani mulle kõige halvem hinde tegelikult, mis ma kursustele sain. Ja see oli ajaloos muideks. Ütles, et kirik, see oli Pille Valk, ta on tänaseks kahjuks juba taevariigis. Kirik ei ole kunagi olnud jobuvaba tsoon. See oli tema lause. Ja need on tõesti kuldsed sõnad, sest et mitte ükski kirik ei ole täiuslik. Igas kirikus on inimesed kõigi oma nõrkuste ja asjadega. Aga ometigi me siin olles, me mõtleme, et me püüame muutuda igapäevaselt. Mida noorem sa oled muidugi, noored poisid nagu Fredi, eks ole, et nende jaoks on muutus kergem. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sinu pea betoneerub seestpoolt ja väga tihti ainult väga suured sündmused, õnnetused, muutused raputavad seda betooni lahti. Nii et ära mõtle selle peale, et küll ma kunagi vanas põlves vaatan neid asju. Praegu pole aega, praegu on kiire. Mida rohkem sa lükkad edasi seda otsust olla Jumalaga, seda raskemaks see otsus läheb tegelikult. Sellepärast ongi, nagu ütleb Piibel, täna on hästi hea päev, täna on päästepäev. Ja kohtu Jumalaga täna. Amen. Ja need on head mõtted alati, mida kirikus kuulda ja mida jagada. Ja mul tekkis selle jutuga selline mõte, et vahel me kristlased unustame ära, et kui me räägime sellest rõõmusõnumist ja evangeeliumist ja räägime sellest,
et sul tuleb elus seda valikut teha ja võib-olla meie jaoks on see valiku tegemine selline lihtne ja loogiline aga ma kujutan ette, et inimesed, kes ei ole kristlased, võib-olla ei olegi see alati nii lihtne mõista, et kes siis on kristlane või mis selleks siis tegema peab või kust maalt üks inimene on kristlane, sest kui me vaatame kas või Eestimaa statistikat, siis üldiselt peetakse Eestit väga selliseks ateistlikuks maaks. Aga see ei tähenda kaugeltki seda, et eestlased ei usu mitte midagi. Suurem osa eestlased on väga usklikud. Lihtsalt küsimus on see, et mida nemad siis usuvad. Ja võib-olla mõnedel nendel inimestel, kes otseselt ei käi kirikus või ei ole ennast niimoodi kuhugi lahterdanud või et keda või mida nad täpselt usuvad, võib-olla neil tekib see küsimus, et okei, et aga kust maalt või millal ma siis nagu kristlaseks saan või kui ma selle valiku, kuidas ma siis seda valikut teen või millest see valik nagu väljendub. No ma mõtlen kas või oma enda ema peale, kes on ka siit ilmast juba 12-13 aastat tagasi lahkunud. Ja tegelikult isa on mul kõrges eas. Kui ma täna küsin või keegi küsib minu käest, et kas nemad on kristlased. No ema küll on juba läinud küll, aga et kas ta siis läks taevasse või kuhu ta siis läks või mis temast sai, siis vahel ongi meil inimestel, kes me vaatame neid asju kõrvalt ja me ei näe inimeste südametesse, väga raske öelda, et kas ta nüüd tegelikult nagu on kristlane või ei ole, et või üldse, mis tähendab olla kristlane. Sest näiteks minu ema ja isa puhul mõlemaga ma võin öelda 100%, et ma tean, et mingil eluetapil, eriti emal just ütleme, terve elu oli ta suhteliselt usuvastane. Mina sain siis noore poisina kristlaseks, aga siis pikema aja jooksul tema seisukohad nagu muutusid ja kuskil seal elu lõpu poole peal ta tegelikult paar korda isegi mainis, et ta on palvetanud mingi olukorra pärast. Ja see annab mulle sellise võib-olla mingisuguse kindluse, et midagi tema seal hinge või vaimu või südame tasandil on ikkagi nagu toimunud. Et see selline negatiivne hoiak muutus selliseks positiivseks ja selliseks suhte, mida võib väljendada siis ka selliseks suhtes olevaks hoiakuks. Ja ma arvangi seda, et kui me proovime mingit joont tõmmata või mingit piiri tõmmata, et kust maalt siis inimene nüüd, ta võib küll uskuda, et kas ta siis juba on kristlane või mis hetkest ta on kristlane, siis ikkagi me kirikus oleme õpetanud ja rääkinud ikkagi sellest, et mingil hetkel Jumal tahab sinu käest ühte selget otsust. Ma kujutan ette, et seda võib võrrelda natukene ka altari ees seismist, kui sa lähed näiteks oma kaasaga sinna altari ette, et teid siis paari pannakse näiteks. Et kuni sinna maani on kõik tore, võib-olla mees langes põlvili ja küsis ja kuskilt mingisugused juba protsessid käisid, aga kuskilt maalt ka riigi seisukohalt tuleb panna allkirjad ja tuleb öelda konkreetse sõnaga jah, eesti keeles. Yes, I do. Ma ei tea, kuidas need lätlased ütlevad, soomlased ja nii edasi. Külla, joo, mida kuulu, joo. Ühesõnaga, nali naljaks, aga me näeme ka Jumala sõnast väga selgelt, et kui see usk on kuidagi jõudnud sinuni ja sa oled selle veendumuse enda sisse saanud, siis ikkagi tuleb teha ka enda poolt mingisugune samm. Ja tavaliselt on see äärmiselt lihtne. See samm, mida meie oleme praktiseerinud, on see, et Piibel ütleb, et kui sina oma südames usud ja kui sina oma suuga tunnistad, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja kutsud tema oma ellu, oma südames elama, ehk siis toimub selline väike paleepööre, et sa oled nõus andma oma valitsuse, oma nii-öelda juhtiva rolli ja oma elu eest temale. Et tema tuleb ja sa ütled, et Jumal, tule siis minu ellu ja valitse sina nüüd tänasest päevast minu elu. Ma tahan alluda sulle, ma tahan kuulda sinu sõna, ma tahan elada nende printsiipide järgi, mida evangeelium räägib. Siis Piibel ütleb, et see inimene saab päästetud. Ja me võimegi öelda, et sellest momendist, sellest hetkest, erinevad kirikud natukene õpetavad seda erinevad, mõned ütlevad, et see hetk toimub ristimise ajal. Mõned räägivad ka laste, eks ju, vanemate usul pöördumisest, laste ristimisest. Kaasaegsemad kirikud nagu meiegi, meie räägime patuse palvest või sellisest palvest, mis
mis inimese südames väljendabki seda otsust, et ta on oma südames otsustanud, ta on aru saanud, mis ta teeb. Ja kui see inimene on seda teinud, siis me räägime sellisest sümbolist või sellisest terminist nagu uuesti sünnist. Ehk siis inimene sünnib vaimulikult uuesti. Kõik see vana võetakse ära ja uus tuleb asemele ja Kristus koos sellega või püha vaim või ühesõnaga tehniliseks me ei lähe siin. Ja ma ei tahaks ka pikalt rääkida sellest, aga ma ei tea, kas minu ema kunagi on niimoodi oma palves siis kutsunud Jumalat oma ellu. Võib-olla tegi seda. Ja ma loodan kunagi, kui mina siit ilmast lahkun, teda näha sealpool. Ma ei tea täna ka, kas isa on mul niimoodi palunud. Ma tean, et ta on käinud paar korda kirikus. Mõned inimesed on võib-olla 100 korda palunud, aga see veel ei tähenda, et kristlased on, kui nad ei ole tegelikult uskunud evangeeliumi. Nii et usk ja teod, need käivad käsikäes. Ja minu julgustus teile on ka, kes te siin täna olete, külalised, tuttavad või kui te ka räägite oma inimestega, et siis ikka julgustame lisaks selle jõuluevangeeliumiga inimestel tegema seda otsust. Et kui sa oled valmis ja kui sa saad aru sellest evangeeliumist, et siis mina ei tea, pane siis põlved maha või ära pane või teed seda üksinda kuskil vannis või teki all või tööd tehes aias kuskil. Et tea, et Piibel ütleb, et päevad on kurjad ja me ei tea, mis homne päev võib tuua. Ja ta ütleb, et täna on päästepäev. Täna on see võimalus, kus sa võid võtta sellest kinni ja öelda, et ma teen täna selle valiku. Kui sa siit ilmast peaksid lahkuma, aga see õnnetus ei ole mingi ähvardamine, hirmutamine, see on lihtsalt elu reaalsus. Siis võib juhtuda see, et sa magad maha tegelikult selle võimaluse, mis Jumal sulle andis. Ja siis, kui sa seal teisel pool oled, siis sa ütled, nüüd ma usun, nüüd ma näen, muidugi Jumal saad olemas. Siis Jumal võib öelda, et aga ma tegelikult pean sulle ütlema, et sa oled selle otsuse hiljaks jäänud, sest need, kes usuvad, need saavad näha nii-öelda seda tõotatud maad. Aga usk ei ole midagi see, mida me näeme, vaid usk on see, mida me tunnetame või see on natukene ka meie otsus vastavalt informatsioonile, mida oleme kuulnud. Nii et ma loodan ja usun, et kõik see, mida Jumal on inimestele valmistanud, jõuab ka ükskord sinuni ja Jumal riigis saab olema palju tema lapsi ükskord, kui me siit ilmast lahkume. Aga nüüd me ütleme siinkohal head aega meie ülekande jälgijatele ja veel informatsioon, viimane Viking, kui sa veel saad hoida oma seda ülekande väikest sellist hetke veel, et enne kui me need disconnectime või ühendusest lahti ühendame, siis järgmine pühapäev ei ole mõtet siia tulla, sest järgmine pühapäev teenistust siin ei toimu. Toimub küll jõulupidu, aga jõulupeoga on selline lugu, et sinna ka enam ei saa tulla. Sellepärast, et see ruum on juba rahvast täis ja kõik piletid on juba müüdud, välja müüdud. Meil on ainult võimalik laieneda, ehk siis kas siis õue panna inimesi või siis murda maha see sein siit sinna taha või üles minna kõrgul. Ülemise korrusele võib ka panna või midagi. Aga sellest me räägime ka kohe õige pea nendele, kes on siis tulemas täpsemalt. Aga saab tulla siis meie teenistusele taas 24. jõululaupäeval, jõulupäeva teenistusel 24. kell 11 saab siis taas nii näha meid siis nii-öelda ülekandes kui ka siia koha peale saab tulla siis jõuluteenistusele. Nii et nüüd ütleme küll kõigile head aega seal teisel pool ekraane.